Räägi 3 veerandajaga paistis, et Rock on kuidagi täitsa normaalselt mängib, aga siis viimasel veerandajal jäid taha, et räägi, mis seal 4. veerandajal juhtus. No jah, eks meie poolt oli see terve mäng jälle korralik punnitamine oli. Lõpus siin nad õnnestusid siin ja kaotsasid lauavõitluses, kohti positsioonivõitluses ja 4. veerandaja oli puhas nende oma. Siin midagi ei ole, kodus mängisid ka siin hea emotsiooniga, said mõnest õnnestusest jõudu juurde. Meil vastupidi oli närviline olukord ja igas mõttes oli üks suur punnitamine. Tundus, et just seal korvi all jäid kätte, et said korvi alt palju punkte, et mis siis selle tsooniga nii-öelda lahti on? Jah, tohiks see nii olla, et me ei suuda kuidagi siin Petrofonist ära kasutada veel, ise ka mingil hetkel jääb pehmeks seal korvi, aga me oleme kehvasti kasutama oma korvielust mängu ära küll ja see ei ole nagu väga andestatav praegu, eriti veel neid euromänge silmas võtta. Korvi alt me peaksime olema hoopis aktiivsemad, aga me ei ole suulis. On see, ütleme, on see probleem nagu kiiresti lahendatav või mis selle parandamiseks teha tuleb? Teha tuleb kogu aeg teeme treenimine nii, et eks iga mäng on. Täna ebaõnnestume, eks mismoodi järgmine mäng on. Aga me peame leidma sealt need head lahendused ja vaatama trennis ja mismoodi, aga ega me tegelikult tegeleme selle kogu aeg. Lihtsalt ei toimi asjad, jah, nii nagu tahaks ja Täna nüüd viskad ka kaugelt ei kukkunud, et kui sellise protsendiga panna, siis on vist päris raske üldse midagi korda saata. Ja kuidas te selle Tarva uue tagamehe Reili Rossiga, kuidas te tema vastu valmistusite ja millise hinnangu annate, kuidas mehed hakkama said? Tema vastu oli raske selles mõttes individuaalselt valmistada, et eks meil oli mängijatel mingi pilt ees sellest, kui ta omal ajal mängis Eestis aasta tagasi. Viimast mängust, kui ta Moskva Dinamoga mängis, et meil seda mängu ei olnud. Ma arvan, ta on ju korralik mängumees ja siin meie tasemel on ta ju mängib 1-1, viskab, ma arvan, väga hea tegevus Rakvere kindlasti. Kuidas te nüüd Eurosarjaks valmistate, et selleni on siin oma 10 päeva ainult jäänud, et mis te nüüd seal plaanis on nüüd arutada ja mõelda enne neid mänge? No ei, nüüd ei ole vaja eraldi mõelda, et nüüd eurosari hakka. Peame tegema õigeid järeldusi kogu aeg. Enne eurosari on veel üks mäng on Tallinna Kaleviga. Tallinnas, see on täpselt ainult viimane mäng. Siis vaatab, et tuleb vaadata neid rumeenlasi, mismoodi nemad ja kuidas ja täna ja homme saame veel neid mänge ka, mis nad Rumeenia liiga mängud on ja nii läheme sellele mängu. Siis Joosep Toomen saab selleks Rumeenia mängu kõlbuliselt? Ei tea, raske öelda, et siin on see põlved on tal hell teema ja on terve oma karjääridega probleemidega maadeld ja nüüd tagasi lööb selle teise põlvega. Ei oska vaadata, ma ütlen, et see on temal on psühholoogiliselt juba raske, et sul on see põlve jama. Loodame, et saame probleemile jälile või et ta ise on valmis mängima, aga peame olema ka valmis selleks, et ta ei saa ja siis tuleb mängida nende väikse kohtusega. Aitäh! Aitäh!